Täna on tegelikult tore pidu olnud ja hoolimata sellest, et ilm oli väga keeruline, on tegelikult olnud palju rahvast ja see meeleolu ja see, et siin on niivõrd palju noori inimesi peresid, on täiesti fantastiline. Aga ma tahan lõpetuseks teil natuke tuju ära rikkuda. Meelega. Me ei saa siit minna selle suure rõõmuga, et kõik on hirmus hästi ja me oleme jube lahedad. Me peame minema siit teadmisega, et need tüübid, kes täna veel valitsevad meie elu üle, ei mõtle teps alati mitte selle peale, mis meile kõige parem on, vaid me peame ikkagi tõsiselt mõtlema nende korrale kutsumise peale. Nii vilistades kui valides. Ja sellepärast me tahaksime need paar väikest poliitteatri teksti ette lugeda. Kui novembris 2016 stagneerunud Reformierakonna valitsus kukkus, olid lootused korraks kõrged. Aga tundub, et oleme sattunud vihma käest räästa alla ja selle vastu aitab eelseisvatel valimistel ainult järeleandmatu survena poliitilise vastutuse nõudmine meie rahva poolt. Vaatame koos üle vaid mõned valitsuse tembud. 180 kraadi muutusid pikka aega opositsioonis istunud Keskerakonna seisukohad valitsusse saades ka sisepoliitikas. Aktsiisitõusude, otsedemokraatia kehtamise, presidendi otsevalimise, haldusreformi ja piirivalve taastamise suhtes. Opositsioonis neid lubati, tegelikult võimule saades unustati väga kiiresti. Enne lubati tegeleda e-valimiste lõpetamisega, võimule tulles sobisid need küll. Lubati paljastada Veebfondi skandaal, võimule tulles keelduti avaldamata seda ja paljusid teisi asju, rääkimata mõttetust ja kahjulikust Rail Balticust. Sügisest kallineb elekter 30% ja valitsus laiutab käsi. Nemad ei saa sinna mitte midagi teha, muidugi saavad. Mooduseid on mitmeid. Tuletame meelde, et 2013 aastal korraldas Keskerakond Jüriöl põlevate tõrvikutega protestimarsi elektrihinna tõusu vastu. Juba ainult võrgu ehk ülekandetasude reguleerimisega saab valitsus midagi ära teha, kui tahab. Urve Palot kureeritud Work in Estonia programmi eelarvesse on järgmiseks 3 aastaks eraldatud 10 miljonit eurot, mille eest värvatakse võõrtööjõudu. Luuakse Eestit tutvustavaid materjale, parandatakse nende kättesaavatust ja avalike teenuste kättesaadavust. Aidatakse välispetsialistide peredel sisse elada ja nii edasi. Soovitakse, et riik hakkaks maksma iga võõrtöölise pealt ettevõtjale toetust 2000 eurot. Hetkel on teada, et sellele limpsab keelt Yana Toom, kes kindlasti mitte ei hakka seda kasutama Eesti oma perede toetamiseks, et väljarannet peatada, et eestlased koju tuleksid ja taastaksid esivanemate talusid ja jagaks kogemusi. Kui need 2000 eurot antakse Eesti ettevõtjatele, väikeettevõtjatele, talunikele, et nad looksid mentorprogrammi, et nad õpetaks meie oma noori inimesi uuesti maal ettevõtlusega tegelema ja aitaks ja toetaks neid, oleks meil sellest kõvasti rohkem kasu. Vastupidi, eestlasi ja venelasi vastandatakse, et nõrgestatud ja omavahel riidlevaid kodanikke oleks kergem valitseda käskudega nii nagu juhtidel mugavam. Raha jaotatakse mitte tagasitulnutele kohanemiseks, näiteks vaid ametnikele, kes paremini sõna kuulavad. Täpselt samuti nagu riik on läinud praegu pagulaste programmiga. Raha nõudnud süsteemi, mitte ei teeni rahvast ja riiki. Ilusti edastati rõõmusena. Haigekassa nimevahetusega seotud kulusid on võimalik oluliselt vähendada. Kokku kuluks nimevahetusele varem kavandatud 865 000 asemel 350 000. Milleks vahetada nime, kui teenuseid varane. Tempe, mida on tehtud või lastud juhtuda, on veel ja veel, nagu näiteks Linnamäe elektrijaama müük. 640 000 euroga müüdi maha, kui ainult remont maksis 2 miljonit. Spetsialistid arutas... Me peaksime järgmistel valimistel valima neid inimesi, kes lubavad oma sõnade taga, mida nad on välja öeldud, tõepoolest seista. Ja tõenäoliselt järgmised valimisperiood 4 aastat saabki olema üks suur lahing nende asjade vahel, mis nad välja ütlevad ja kuidas me seda neile kogu aeg meelde tuletame. Ja järgmised valimised alles tõenäoliselt saavad olema sellised, kus see 4 aastat kohutavat patti andmist järeleandmatult kõigile neile saab olema selline, mis paneb paika inimesed, kes enam nii ei julge ja ei tee. See on ainus võimalus. Meil ei olegi teist võimalust. Me peame neid välja pressima, need samad asjad, mis meie jaoks on tähtsad. Rahvaalgatusõigus, presidendi otsevalimised, need häälte mitte ülekandmised. Te saate vaadata meie ürituse Facebooki lehelt neid pikki loetelusid. Ma ei hakka neid täna ette rääkima. Teil piima sajab ja olete kaua olnud ka juba.
Ma soovitan teil astuda läbi sealt tagant telgist, seal on ühed väga toredad vorstimüüjad, kes osa sellest vorsti hinnast annetavad meil veel ürituse katteks, mida me nagunii natuke peame oma taskust kinni maksma. Ostke vorsti minnes ja meie anname edasi vaba mikrofoni inimesele meil Metsakutsil, kes hakkab lugema Hando Runneli luulet.